Ja võta siis kõne järgi üle. Nii, tere, ma loodan, mind on näha ja mind on kuulda. Väga hästi. Ja traditsioonilised küsimused 2-aastase praktika järel online keskkonnas ürituste läbiviimisel korraldamisel. Nii, tere päevast kõigile. Ma väga tänan eelnevaid kõnelejaid ja mul on suur au ja väga hea meel siit nüüd jätkata. Ehk siis suurendame või zoomime ennast nüüd sisse natukene rohkem kohalikule tasandile ja vaatame, kuidas need eelpuudutatud küsimused, probleemid ja seesama info on siis rakendatud või rakendumas kohalikul tasandil. Aga ennem kui ma sisukama jutu järgi juurde kordan veel üle ja näitan teile, et Slidos on olemas küsimus. Palun võtta endale aega sellele vastamiseks, mis ei tähenda, et ei võiks tähelepanu pöörata oma ettekandele, aga võib-olla see hetk tasub ennast ära ja nagu ma mainisin, olen Martin Kikas Tartu regiooni energiaagentuurist. Energiaagentuur on, kui te veel pole selle nimega kursis, siis ta on üks mittetulundusühing, mis on 10-11 aastat tagasi loodud Tartu linna ja Tartu teaduspargi poolt eesmärgiga just viia seda laadi informatsioon, millest me täna räägime tavakodanike ja omavalitsusteni. Mõte oli luua just nimelt tartlaste teenistusest, aga täna oleme me kasvanud juba selliseks organisatsiooniks, mis tegutseb energia- ja kliimateemadel üle Eesti ja oleme üsna edukad ka rahvusvahelisel tasandil ja sealt siis meie teadmised ja kogemused, mida muu hulgas siis ka täna jagan. Nii, minnes edasi. Saime aru täna, et on selge surve süsinikuheite ja kui nüüd pragmaatilisemaks minna, siis ka tegelikult tarbimise või kulude vähendamiseks. Ja selleks me vajame plaani, nagu mitmed korrad ka eelnevalt on öeldud, meil peab olema plaan. Nii nagu riigil on plaan, tegelikult võiks ka olla kohalikul omavalitsusel ja tegelikult paljudel ka ongi. Ja plaani me vajame tegelikult selleks, et ükskõik mis valdkonnas, aga täna loomulikult ma oma jutust keskendun ikkagi kohaliku omavalitsuse tasandile. Ja plaani vajame selleks, et tagada tasakaal soovitud ja võimaliku vahel, ehk siis plaan, räägin eelkõige just strateegilisest planeerimisest, mitte nii väga ruumilisest täna, aga just strateegia kavandamisest, energia- ja kliimakavadest arengu kavandamise mõttes, et kuidas neid siis ära kasutada oma arengu tagamiseks. Ja just nimelt kõik sugu arengukavad on ikkagi sellised kokkulepped, soovitud ja võimaliku vahel eelkõige. Ja eesmärk on aidata kaasa parema elu- ja töökeskkonna tagamisele nii omavalitsuses, kui ka siis tegelikult seal veel sisse suumides lausa ühe töökoha tasemel. Ja mis seal salata, me vajame ja muutume järjest efektiivsemaks, võimalused suurenevad, aga kuskil on mingi optimum ja me peame ikkagi oma kogukonna arengu optimaalseid viise arvestades siis ka tagama. Ehk see on see plaani selline strateegiline vaade. Loomulikult, vaadates maailma globaalseid trende, on mõistlik ja võib-olla isegi nutikas ära kasutada neid trende oma piirkonna arengu hüvanguks läbi siis selle rahvusvahelise koostöö eelkõige, sellepärast et väga palju näiteid on maailmas olemas, väga palju praktikat ja nagu eestlasele kohane, me õpime teiste vigadest, kuid vahepeal peame ka ise tegema vigu, et paremini aru saada. Ja loomulikult kaasata täiendavaid ressursse, eelkõige just teadmist ja raha, et saavutada oma piirkondlikud eesmärgid. Ja kõige lõpuks on ka seadused olemas, millest üks kohalik omavalitsus peab juhinduma ja selleks ongi energiamajanduses vaja seda plaani. Ja jõuame selleni, et millised siis on täna Eestis enam levinud kohaliku tasandi energia- ja kliima kavandamise dokumendid. Ehk et võib-olla kõige levinumaks hakkab saama või tegelikult on juba saamas kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavad, mida siis rahastatakse läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja mida siis on hakanud innukalt väga paljud omavalitsused ka tegema. Korraks mainiti eelnevates kõnedes ära või eelnevas kõnes tegelikult ettekandes ära ka linnapeade pakt. Just nimelt linnapeade pakt on nüüd see instants,
ja välja töötatud metoodika säästva energia ja kliimakavade koostamiseks. Lisaks on meil olemas väga paljudel omavalitsustel soojusmajanduse arengukavad. Need on sellised 3 tüüpi energiakavad, mis on nii valdkondlikud, aga samas on paljudes omavalitsuste arengukavades kindlasti ka olemas mingit moodi energiaplokk või kliima arenenumatel juba ka tegelikult kliimaplokid sees või vähemalt viited teatud tegevustele. Säästva energia kliimakavad ehk nii-öelda SEAP-id või SECAP-id ehk Sustainable Energy Action Plan inglise keeles või Sustainable Energy and Climate Action Plan on siis linnapeade pakti metoodika ja ta on ikkagi üle 10 aasta levinud Euroopas. Allpool tabelist te näete Eestist omavalitsused, kes sellega on liitunud. Väga paljud on liitunud selles eelmises nii-öelda etapis, kui tehti ilma kliimata lihtsalt energiakavasid. Aga pean tunnistama, et Tallinn ja Hiiumaa on Tallinn eelkõige on uuendanud oma kava. Hiiumaal on uus kava ja Tartul on uus kava, aga linnapeade pakti nii-öelda dokumendihaldusse või süsteemi on lisanud ainult praegu Tallinn oma kavad. Ehk teistel on need vanad kavad ja paljudel on ka tegelikult veel raportit üles laadimata. Aga need on need omavalitsused, kes vähemalt on aktiivsust üles näidanud selles vallas ja lühidalt nendest eesmärkidest ja metoodikast, et linnapeade pakti metoodika järgi koostatakse heite baasinventuur enda valitud baasaasta järgi ja siis vaadatakse ja eesmärgiks oli kuni aastani 2020 vähendada 20% süsinikuheidet, aastani 2030 on nüüd uus norm minimaalselt 55%, alati võib olla ambitsioonikam eesmärk ka omavalitsusel seatud, aga see on see miinimum, millega linnapeade paktiga liituda saab. Liitumine on kohustuslik ja liitumise ja ka mittetäitmise puhul sanktsioone ei rakendata, vaid ta on tegelikult sellisele hästi eneseteadlikele ja rahvusvahelist koostööd lootvatele omavalitsustele eelkõige. Ja baasinventuur koos kliimariskide ja haavatavuse analüüsiga koostatakse siis alusdokumendiks ja sealt nende 2 dokumendi pealt koostatakse omakorda siis tegevuskava juba kas siis kliimamõjude vähendamiseks või kliima kohanemiseks. Ehk siis ta on selline baasinventuur, kliimariskid ja nende pealt siis tegevus kuni aastani 2030 minimaalselt 55% siis heidet vähendada. See 55 tuli nüüd viimasel aastal, varasemalt oli tegelikult 40% ja meie omavalitsused Tallinn, Tartu, Hiiumaa tegelikult on võtnud eesmärgiks, siis veel lubati seda 40% aastast 2030. Ja nüüd ma keskendungi või toon mõned näited Eestis viimastest kavadest, ehk siis kliimaneutraalne Tallinn on võib-olla kõige suurem ja mahukam energiakava, energia- ja kliimakava tegelikult, mis omavalitsusel on tehtud alampealkirjaga või sellise toreda pealkirja Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutuste kohanemise kava aastani 2030. Eesmärgid on 40% vähendada territooriumil, just nimelt territooriumil, mis paneb päris tugeva tegevuse ja päris suure kaasamisvastutuse ja kaasamistegevuse tegelikult omavalitsusel, kuna vaadeldakse ikkagi territooriumit ehk siis seal elavaid elanikke ja ka organisatsioone. Ja üks asi veel, linnapeade pakti kava tegelikult keskendub ikkagi tarbimise juhtimisele. Ehk siis tarbitava, mitte toodetava energia mõjusid eelkõige hinnatakse. Ja püüelda kliimaneutraalsuse saavutamise poole välja on toodud, et kliimaneutraalsus aastaks 2050 Tallinnas. Ja loomulikult kavandatakse tegevusi, et paremini kohaneda kliimamuutustest tingitud riskidega. Välja on toodud 2 stsenaariumit, samal kursil jätkamine ja kliimaneutraalne Tallinn. Dokument on kättesaadav internetist nii Tallinna linna kodulehekülje pealt kui ka siis Riigi Teatajast, et ma vabandan, et unustasin siia lingi panemata, aga link on ka olemas ilusasti kättesaadav.
Teine suurem omavalitsus meil on Tartu Energia 2030 on dokument, mis võeti vastu siis eelmise aasta 1. aprillil ja samamoodi on ta Tartu Energia ja kliimakava eesmärkidega siis aastaks 2050 olla kliimaneutraalne, vahe-eesmärgina 40% vähendada süsinikheidet territooriumil aastaks 2030 ja uuele tasemele jõudmine siis taastuvenergia tarbimises koos kogukonnaga ja samamoodi vaadeldakse kogu territooriumi eelkõige ja siin on väga oluline mainida, et Tartu valmistab ette ka suuremate ettevõtetega lepinguid, et võib-olla ka ettevõtted saaksid kuidagi panustada Tartu 2030 eesmärkidesse ja selline viis kaasata mitte ainult ettevõtteid, aga ka korteriühistud ja organisatsioone tegelikult on selline sotsiaalse innovatsiooni nii-öelda üks näide meil Eestis, mis tasapisi hakkab siis juurduma. Aluseks on võetud 3 horisontaalselt läbivad teemad nagu munitsipaalsektori eeskuju ehk munitsipaalsektor sammub ees. Ta teeb kõik selleks, et muutuda aastaks 2030 juba süsinikuneutraalseks. See on avaliku sektor ehk siis tegelikult munitsipaal ei saa öelda avalik sektorit on rohkem Tartus kui ainult munitsipaalne, aga munitsipaalsektor siis on võtnud sellise ülesande või sellise eesmärgi. Siis kindlasti teadlik tarbida kõikide osapoolte kaasamine, kõikide osapoolte all ma mõtlen organisatsioone, ettevõtteid ja ka sealhulgas ärisektorit ja loomulikult nutikas ettevõtlus ehk siis läbi tegelikult nende võimaluste, mida täna rohepööre tagab, tegelikult peaks parandama ka meie ettevõtete konkurentsivõimet või leidma uusi ärisid nii-öelda selles valdkonnas, ehk siis seda tuleks ka toetada ja kes see muu kui kohalik omavalitsus saab seda tagant tõugata. Ja mulle väga meeldis Targa Tartu üks slogan innovatsiooni kogukonna huvides, et muutused ja uuendused on möödapääsmatud. See on selge, kui me peame tegema kõik, et asjad muutuksid just nutikad ja kõigi huvides, see viitab ka tegelikult kogukonna kaasamisele nendesse protsessidesse nii kavandamise, planeerimise hetkel kui ka siis tegelikult elluviimise hetkel. Nüüd teine uuem kava on Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030 roheline Hiiumaa ja seal on samamoodi eesmärgid baasaastaks oli 2018, teistel olid vanemad baasaastad ja 40% ehk aastaks 2030 vähendada ja samamoodi munitsipaal läheb siis üle taastuvenergiale ja võimalikult madala süsinikuheitega kütustele ehk siis samamoodi avaliku sektori eeskuju, mis peaks kaasa tõmbama siis seal oleva kogukonna. Ja loomulikult valmisolek siis ka kliimariskidega toimetulekuks, mis on üsna paratamatu tänapäeval. Edasi need olid uuemad nagu linnapeade pakti metoodika alusel tehtud kavad ja teised kavad linnapeade pakti alusel, mis te seal tabelis ka nägite, on tegelikult vanemad ja nii-öelda aegusid aastal 2020. Nii, nüüd siis teine ja võib-olla kõige mahukam kliimakavade nii metoodika kui ka siis kõige rohkem omavalitsusi hõlmav, 35 omavalitsust hõlmav kavade tegemise voor on käimas. Need nii 5 omavalitsust Keila, Narva, Pärnu, Rakvere, Jõgeva linnadena kui ka siis maakonnad Tartumaa, Pärnumaa, Lääne-Viru ja Võrumaa on koostamas siis kas ühe omavalitsuse või regionaalset kliimaenergiakava ja seda niinimetatud siis KIK-i metoodikal ehk siis sellel, mida rahastatakse läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse, kus siis selle kava metoodika kokku pannud Keskkonnaministeerium koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Ehk et seal vaadeldakse 8 valdkonda ja see vaade on natukene laiem, seal on keskkonnamõjude osa suurem kui lihtsalt energeetika ja kliimakohanemine. Ehk siis need kavad on praegu koostamisel 35 omavalitsuses, loodetavasti lisandub veel ka tulevikus juurde. Kaardi peal on näidatud väga suure piirkonna, me suudame katta ära ja see on tänuväärne selles mõttes, et omavalitsused, paljud teist, eks ju, nagunii juba sellega tegelevad.
kes täna ka kuulavad, et ilmselt on kaasatud sellesse protsessi ja see on nagu hea viis selleks, et me tegelikult peame nendele teemadele oluliselt rohkem ja tihemini võib-olla mõtlema, kui me seni oleme seda teinud, sest lihtsalt ütleme, elu sunnib. Kolmas kavade liik on võib-olla kõige levinum ja see on energiateemaline just, see on soojusmajanduse kavad, ehk siis tegelikult mõeldud kaugkütte piirkondade arendamiseks. Viimasel perioodil on läbi KIK-i toetatud 70 soojusmajanduse kava, aga neid on kaugkütte piirkondi meil oluliselt rohkem ja enamustel on need kavad olemas, ring on peal, nende kestvus on 10 aastat, varsti peaksid esimesed hakkama juba uuendama oma tegevusi ja kava on ka omakorda aluseks siis vastavate investeeringute teostamiseks kaugküttesektoris, ehk siis järjest rohkem madalama süsiniku sisaldusega kaugküttesüsteemide poole on selle pikem eesmärk ja võimalikult siis vähese mõjuga soojusenergia või soojusmajanduse rakendamine omavalitsustes, siis on need suunised, kuidas siis minnakse. Nüüd, mida me oleme nendest, ja nüüd on Slidos jälle uus küsimus teil või loodetavasti kohe Toomas ka paneb, et visake jälle pilk korraks sinna ja vastake küsimusele, et milline on teie arvatus kohalike omavalitsuste energia kliima eesmärkide elluviimisel kogukonna või kogukonna esindajate kaasamise mõju, et ma siin küll olen kõvasti seda rõhutanud, aga see on nii-öelda tunnikontrolli küsimus natukene teile. Kõik vastused suure tõenäosusega on õiged ja täpselt sellised, nagu te hetkel arvate. Nüüd, aga õppetunnid sellest, mida me oleme siis hankinud uuringust kohalike omavalitsuste valmisolek energiatõhususe ja taastuvenergia rakendamiseks ja kliimaeesmärkide täitmiseks ja riiklike kliimaeesmärkide täitmiseks sellest uuringust me ka päeva lõpus põgusalt räägime. Ja lisaks nendest meie kogemustest, mis me siis energiakavade nii koostamisel kui ka siis nõustamisel oleme saanud. Kava koostamise hetkel on teatud väljakutsel ühel omavalitsusel ja see on nagu enda jaoks vaja selgeks mõelda. Ehk et milline on selle energiakava roll ja milline on tema asetsemine dokumentide hierarhiast. Teatavasti on kõikidel omavalitsustel kohustus omada arengukava, küll aga teised valdkondlikud kavad on nii-öelda soovituslikud, aga mõnes omavalitsuses on nad vajalikud, see on omavalitsuse enda otsustada ja sellest tulebki nüüd panna, kas energiamajanduse kava on eraldiseisev ja täiendab arengukava või ta on arengukava üks alamkava, kust lihtsalt võetakse järjest tegevusi arengukava. Igatepidi on asjad õiged ja vajalikud küll, aga lihtsalt enda jaoks on vaja see selgeks mõelda, et kuidas on selle tähtsus ja siit tuleb sellele, et kas talle anda volikogu jõud, või anda talle lihtsalt valitsuse jõud taha või on tal kogukonna jõud lausa taga ja ta ongi nii-öelda poliitikaülene dokument, mida me tegelikult Põhjamaades väga tihti näeme, et nendel teemadel ei vaielda, vaid neid tehakse ja viiakse ellu. Ehk siis selline kava roll on vaja enda jaoks paika panna, kokku leppida ja siis edasi sammuda. Ja väga oluline on tegevuste kavandamisel ja sihtide seadmisel tegelikult mõelda läbi, et teatavasti arengukavasid tehakse kahte moodi, ühed, mis on väga pragmaatilised ja vaadatakse ainult vägagi jõukohasid ja parem üks rehkendus hästi kui kaks poolikult ja teine viis on, et arengukava võib olla ka unistuste dokument. Et iseenesest energia kliima teemas tuleks lähtuda mõlemast, ehk et valmistuda kõige hullemaks ja loota kõige paremat, aga tuleks läbi kaaluda vähemalt, milliseid tegevusi teha, mida saame ära teha, mida tasub ja mida peab ära tegema. Ehk et võib-olla tulevad seadusest teatud kohustused, mis tuleb ära teha, näiteks valmisolek hädaolukordadeks, mis langeb kokku väga hästi ja tuleb järjest rohkem kliima kohanemisega.
ja loomulikult ka hooned vajavad renoveerimist, need lihtsalt tuleb ära teha. Ja teine variant on see, kus on siis see soovide nimekiri ja siis soovide nimekirjast siis leida need, et mida tasub ära teha ja nendega siis jätkata. Andmetest järgnevad ettekanded ka räägivad, andmeid on meil ühtpidi palju riigi tasemel, piisavalt kohaliku omavalitsuse või ka regiooni tasemel tegelikult ei ole piisavalt ja siin tuleb tekitada selline lähitulevikus selline süsteem, et kohaliku tasandi arengu planeerimiseks ükskõik mis valdkonnas, sealhulgas siis ka energia kliima valdkonnas, tegelikult oleks piisavalt alusandmeid, mille pealt planeerida. Ja ikkagi vaadata läbi selle, et omavalitsus ei ole omavalitsuse territooriumil üksi, ehk et kas siis passiivselt või rohkem aktiivselt kaasata kogukonda ja siis läbi selle tekitada dialoog eelkõige sihtrühmadega ja miks mitte siis kogu elanikkonnaga ja leida endale koostööpartnereid läbi küsimuste, et mida see koostööpartner saab ära teha, ehk tekitada kogukonnas, mille all ma mõtlen siis nii organisatsioone kui elanikkonda, ehk siis kõik, kes sellel territooriumil elavad ja tegutsevad, et anda nendele võimalus mõelda, mida nemad saavad ära teha, kuidas panustada siis sellesse temaatikasse, sellepärast, et nagu te eelnevatest sõnavõttudest ka, nagu te juba teate tegelikult, aga eelnevad sõnavõtud võimendasid seda teadmist loodetavasti, ehk et tegelikult me ei ole üksi ja see puudutab meist igaüht. Ja loomulikult tagatakse siis korralik seire ja juhtimine ja rahastamine, mis tihtipeale nagu justkui vaadatakse, see tuleb, aga tegelikult ei tule. Iseenesest andmed saab tekitada läbi tehnosüsteemide või tehniliste seadmete rakendamise, aga andmeanalüüs tuleb igal juhul planeerida. Ja üks oluline nüanss või mainida, et kas me vaatame tarbimist või me vaatame kohapealset tootmist, et täna ma olen näinud mõningaid energiakavasid, kus on aluseks võetud üks uuring EKUK-i poolt tehtud riiklikud 2019 aasta heitkogused kohalike omavalitsuste lõikes. Ja ma pean seal lihtsalt mainima, et see on väga hea materjal, seal on olemas ka tegelikult omavalitsustele tööriist energiasäästu hindamiseks. Küll aga lihtsalt, et oleks mainitud, et see on tegelikult tekkepõhine, ehk siis tegelikult energia tootmise hetkel, see lähtub riiklikust kasvuhoonegaaside heitkoguste metoodikast ja laiali jagatud siis omavalitsuste peal, ehk siis see on nendes omavalitsustes, kus justkui näiteks elektrienergiat ei toodeta ja meie elektritootmine on tegelikult keskendunud ainult teatud omavalitsustesse, siis heide on ka sinna. Aga nendes kavades, mis mina mainisin, on see siis soojusmajanduse kava, on see siis KIK-i metoodikal või linnaveede paktiga, me räägime tarbimise juhtimisest ja tarbimise mõjude hindamisest ja tarbimise vähendamist. Ehk siis need on natukene erinevate nüansid ja seda peab lihtsalt meelest pidama. Ehk siis iga kokkuhoitud kilovatt toob kindlasti kaasa kokkuhoitud euro. Ehk et siit me peame vaatama, et eesmärk ei saa olla ainult eurodega manipuleerimine, ehk siis ma vahetan näiteks paketti, aga ei vähenda energiatarvet, vaid vastupidi, energiatarve toob alati kaasa kokkuhoitud euro. Kütuseliigid võivad ajas vahetuda, aga kilovatt-tunnid ja tarbimine jäävad paika või siis läbi tegevuse vähendavad. Nüüd väikeenergeetika tarbijate kogukonna kaasamisel on võimalik lähtuda passiivselt ja aktiivsel ja mina nagu eeldan, et lähitulevikus me muutume rohkem aktiivselt, ehk siis meie all ma mõtlen ikkagi elanikke ja kodanikke, kes riigis tegutsevad ja elavad, ehk siis see passiivne tarbimine on tavaline tarbimine, jah, mööda pääsmatu, meil on energiat vaja, maksan selle kõik kinni, mis mul siis arve peal näidatakse. Teine aktiivsem hoiak on see, et ma olen teadlikum
kust tuleb minu kilovatt-tund ja kuhu läheb minu kilovatt-tund ja ma tegutsen selle riigis, ma juhin oma tarbimist mingil määral. Teine on, ma tegelikult osalen veel aktiivsemalt, ma võtan osa ka investeeringutest, ehk siis ma tegelikult võidan energia tootmise üksuselt ka, kas seda läbi ühisrahastuse või ka energiakogukondade, ehk me paneme koos rahad paika ja teeme oma maja katusele päikesepargi näiteks või paneme tuuliku püsti või ma siis, eks ju, olen niisugused passiivalt sorti investor ja ostan näiteks mingi energiaettevõtte aktsiaid. Küll aga just see aktiivne kogumine, et ise panustada sellesse, et toota energiat oma tarbimise katteks vähemalt, tegelikult võiks olla see suund, kuhu siis suunata ja siin jällegi omavalitsus saab olla see eestkõneleja ja nii-öelda dirigendi rollis oma territooriumil ja siis teised osapooled on need siis teadlased või on need siis mingid muud rakendusüksused, nad saavad siis tulla sinna koha peale ja täita need lüngad, juhul kui lüngad on olemas või võtta need hirmud maha, juhul kui hirmud on olemas kogukonnas. Väike meeldetuletus, millised andmed võiksid olla iga-aastaselt kogutud omavalitsused, paraku seda pole, loodetakse kellegi teise peale, et teine lähenemine, et siis kui on vaja, siis me need leiame. Tõepoolest, iseenesest nad on leitavad, küll aga mitte alati väga kiiresti ja kergelt. Aga kui on tekitatud selline lihtne süsteem elementaarsete andmete kogumiseks, siis on väga lihtne alati ka tekitada analüüsi. Ehk siis hoonete kohta info, taastuvenergia tarbimise ja osakaalu kohta oma haldusalas, tänavavalgustus, ühistransport, eks ju, mõned sellised põhinäitajad. Ma räägin veel kord, meil on päris hea statistika riigi tasandil, küll aga mitte regiooni ja omavalitsuse tasandil. Ehk siis need on sellised asjad, mis ei ole keerulised leida, kui selleks tekitada väga lihtne süsteem. Kaugküttevõrkude mahud, tarbimised ja nende numbrid ja loomulikult ka kliimamõjud, et eelnevas ettekandes me tegelikult nägime, millised olid need kliimamõjud, mis inimesel olid. Meil on olemas jällegi kas riiklik statistika teatud osa koha pealt või spetsiaalsed uuringud selleks, aga spetsiaalsed uuringud me iga aasta teha ei saa ja seetõttu oleks nagu mõistlikum lekitada mingi süsteem elementaarsete andmete tekkimiseks, ehk et meil oleks mingi regulaarsus, mingi korrakindlus, et teha hilisemat analüüsi. Ja lõpetuseks mõned nopped meeles pidamiseks, et energiasääst on kindlasti oluline, aga ta ei tohi oluliselt halvendada elukvaliteeti. Küll ma ei taha öelda sellega, et tegelikult me peaksimegi kõik väga mugavalt elama ja energiasäästule mitte tähelepanu panema, aga just nimelt selle optimumi leidmine on. Ta võib olla natukene individuaalne, ilmselt ongi nii omavalitsuste lõikes kui ka inimeste lõikes, aga igal juhul kuskil on see optimum, mis on mõistlik. Ehk siis ükskõik on see siis talupojatarkusest või laest võetud mõistus või kõhutunne, kuidas me seda nimetame, aga mingi optimum on kuskil olemas. Ja peame meeles pidama, et energiatarbijad oleme ikkagi meie, et hooned üksi seadmed ei tarbi, vaid ikkagi need on meie jaoks rakendatud ja ikkagi meie oleme need, kes vajutavad nuppu selleks, et mingisugust hüve saavutada või mingit mugavusastet. Ja andmete juurde tagasi tulles ja sellega ka lõpetades, mida ei mõõda, seda ei saa juhtida. Ehk siis tegelikult mingisugune elementaarkogus andmeid me vajame selleks, et teha tulevikus, lähitulevikus, kaugemas tulevikus targemaid otsuseid. Nii, ma tänan teid kuulamast ja kui on, siis võib-olla küsimusi.